tere! Tehniliste viperduste tõttu see Laitse video on suht palju edasi lükkunud, aga kuna tegelikult see video pidigi tulema enne Laitse videot, aga ma olin laisk, ma ei viitsinud seda teha, siis jah, igatahes toimus väike swap ehk see on see, mis ma BEM-i videos rääkisin ehk väike seletus selle pilli kohta siis. Kui palju mis maksis ja mis on kõik tehtud sai, noh. Ning mul on siis arvutis väike slideshow selle jaoks olemas, keda huvitab, milline see auto algus oli ja mis me siin kõik tegime, et see auto sai siis suuresti tänu nendele inimestele siin. Kindlasti ka tänu Car Verticalile, Means Don't Lie ja trailerrent.ee, kõik nende lingid, mis ma just ütlesin, on all descriptionis. Aga hakkame siis pihta ja räägime veits asjadest. Kokku siis oli toetajaid 60 tükki ja kokku siis donati veits alla 1000 euro. No jah, umbes niimoodi. Pluss, noh, ma panin ülejäänud, okei, natuke oli veel abi ja siis ma panin veel suht palju ka oma raha siia alla. Nagu ma ütlesin, siis selle auto kere tuli Saaremaalt ja no kuna see oli M3 kere, siis no maksis natuke rohkem. Aga ütleme niimoodi, et see oli ainuke nii korralik kere, mis ma nii kiiresti suutsin leida. Ja Saaremaal käis siis keevitusmehe juures puuri tegemises ja kokku koos puuri või selle kaarega ja siia toomisega Saaremaalt läks see auto puhtalt kere lihtsalt maksma 1350. Pluss miinus mingi 20-30 euri. No kokku kõik oli umbes midagi sellist. Nagu tundub palju, aga mõelge, seal sees on turvakaar, kere ja toomine Saaremaalt Tallinnasse, mis nagu vaadates, mis seis sellel ajal turul oli ja mis asju mulle vahepeal pakuti, siis no eks ta veits krõbe on, aga ma arvan, et see oli hea otsus, sellepärast et see kere on väärt seda ja kui peaks minema niimoodi, et ma tahan kunagi midagi ägedamat teha, siis siin on kõik võimalused olemas, et seda sama kere edasi teha ja lihtsalt sildasid timmida ja teine mootor panna ja läheb lihtsalt minna. Nii et ma arvan, et see oli igati hea otsus. Siis stange koos tala ja ühe tiiva, see on ju M3 tiiva, mis meil lihtsalt seisab nüüd, aga see stange koos stange talaga oli mingi sott. Noh, siis muidugi terve hunnik brake cleanerit läks, no ikka sitaks palju brake cleanerit, värvi, vaheseina plaat, no see oli mingi 15 euri, siis elektriasjade peale, sest et kuna me tahtsime kogu juhtmestiku ümber teha, läks veel mingi 150 euri. Siis ma ostsin vahepeal uue tungi selle suurema, et oleks vähe lihtsam teha. Kapoti ja tiivad värvisin ära. Jälle läks värvi. Raha kõik kuhugi kadus ära, aga nagu kui nüüd mõtlema hakata, siis kõik väiksed asjad lihtsalt maksid nii palju, et või noh, kõik väiksed asjad kokku lõpuks tegid nagu vähe suure asja ja siis noh, kokkuvõttes see läks ikkagi, ma ei ole kokku tegelikult arvutanud, ma ei tahagi arvutada, aga tegelikult see kogu see keresvap läks ikka päris kalliks ja mitte ainult see, et no uue armatuuri sain tasuta, tänks sulle. Põhimõtteliselt oli, kogu aeg oli vaja midagi osta ja nagu ma ei taha seda kokku arvutada, ma ei taha seda summat teada. Aga hüppame siis arvutisse, vaatame, milline see ehitus oli. See on siis kere täiesti alguses. No, šukesena ta tuli, mingid täiesti suvalised sillad olid all. Noh, kaar oli juba sees suht, aga noh, mingid juhtmeid oli, mingi juhtmestik oli sees.
Mingid ja auto oli lihtsalt ääreni mingit kräppi täis, no selleks ajaks see on juba meil siin tühjaks loobitud, aga seal oli lihtsalt mingid polstreid, mingid plastikuid, mingid kuradi armatuur, mingi täiesti mõttetut jama oli lihtsalt, mis ma pärast kõik viisime lihtsalt prügimäele. aga ega meil ei olnudki sellega midagi, siis ma tõstsime selle ülesse, panime 4 pukile seisma ja tõmbasime esimese asjana siis tuli tagasild alt ära. Niimoodi ta seisis päris kaua pukkide peal. Tagumist tanget ma ei saanud kaasa, selle ma panin teise kere pealt. Siis see oli päris äge, kuidas ta seisis. See oli siuke, mul oli siuke tõsine tunne, et ma nüüd ehitan päris ralliautot või mida iganes. Igatahes päris äge nägi välja minu arust. Ma polnud kunagi siukest asja varem teinud niimoodi, et kõik sai siit küljest puhtaks kraabitud. Ees oli isegi mingi, ma eeldan, et see oli 36 silla tala, sest et see vapsi ei istunud. Ma alguses võtsin selle, mõtlesin, et võtsin selle alt ära. Niingi vaatasin, see on suht viisakam kui minu oma, mingi lihvisin, värvisin ära, hakkasin alla panema, vaatasin, et mitte ükski auk ei klappinud. Siis ma pidin lõpuks ikka oma sillatala panema, aga see on väike asi, see on siuke asi, mis ma tahtsin, et kui kõige läheb, siis oleks juba värvitud. Siukene ta oli, järjest rohkem me seda tühjaks kraapisime. Selleks, et kõik seal tagant on juba õhus. Sees, siit on näha, oli seal veel mingit vaipa sees, ahi oli sees, kõik kogu juhtmestik oli sees, mida absoluutselt ei läinud vaja. Ja siit alt näeb, sillakinnitused on isegi enam-vähem okei. Varsti võiks üle teha, midagi tõsist ei ole. Ja siin nüüd on just saadud ta eestpukkidele. Esimene see suvaline sild, mis seal all oli. Seal see, ma pärast räägin, kuidas ma selle silla pärast teise kere alla panin. Aga see oli täiesti mõttetu kräpp lihtsalt. Sai siis see alt ära ja siin on siis siin on varasemast ka prügi, aga kogu prügihunnik enamus tuli ikkagi sellest 46, sellest uuest kerest. Ja nagu seal näha, siis lagi, mis mul siin pool aastat jalus oli, viskasin ära suure urraaga, et lõpuks saab jalust ära ja enne võistlust sain teada, et lagi peab sees olema, nii et ma võtsin uut lage nüüd. Siis, siin on praegult siis kõik pigimatid võtsime ära. Igalt poolt kraapisime üles kõik pigimatid, tõmbasin pärast breikuga puhtaks, lasin värvi peale, et viisakam oleks. Siin on veel kõik juhtmed ka sees, sest et me veel alguses ei olnud täiesti kindlad, kuidas see juhtmestiku asi välja hakkab nägema. Ja siuke ta on, see ongi hea, siin on enne ja pärast. Et kõik sai full puhtaks kraabitud, lihtsalt see oli siin on veel juhtmeid, siin on juba pigimait üles võetud ja siin on nagu juhtmed ära võetud ja puhastatud seda vaikselt, et päris suur muutus ja juhtmetega sai sitaks palju kaalu vähemaks. See on siis veel, see on veel vana kere, siin on veel mootor peal, kogu juhtmestik on veel sees. Jah. Siin on nüüd pilt, et me vahepeal üritasime seda pikemaks või nagu seda sirgemaks venitada, aga ütleme, et sellel ei olnud väga mõtet. Ja ma ei oleks usaldanud ka enam seda nii palju, siis ta oleks saanud suht viisakaks, aga nagu mingi kärbes kuskil. Aga keegi tahab sõita autoga, mis tegelikult on juba ühe korra üle katuse käinud. Mootor siis rippus selle, mis iganes see mootori hoidja on sellega, sest et sillatala ju me võtsime alt ära, panime teise auto alla. Tänud Stenile selle asja eest, see oli mingi päris kaua meie käes siin, et see mootor sealt alla ei kukuks. Vana armatuur ootab juba, et saaks sisse minna katusel. Uus auto tuli ilma peeglitega, mul ei ole ikka veel peegleid. Ja
seest juba see hakkas vaikselt looma. Selle suure augu, mis seal ahjul oli, selline panime lihtsalt plaadi ette ja mingit seda teipi ümber, et sealt mingit õhku läbi ei tuleks. Ja kõik teised augud, mis siin paistavad, noh, ma siin natuke sattusin liiale, panin liiga palju auke kinni, aga kõik teised augud, mis ma nägin suuremad, panin metalli ette ja väiksematele tõmbasime lihtsalt alumiiniumteibi ette. Mulle see turvakaar ikka nii palju meeldis, et mul oli vaja iga nurga pealt sellest pilti teha. Kes ei ole näinud, M3-l ei ole varuratast, sealt on juba kraabitud pigimatt maha ja hallvärk peale lastud. Aga selline on M3 pagass. See on siis seest just värskelt värvitud ja siin on juba pandud ka armatuuri see toru või noh, tala on juba sisse pandud. Selle rooli juures on kinnitused, seal tuli veits ümber teha ja põhimõtteliselt pedaalidele tuli ka uued kinnitused teha. Aga siit, kui juba siiamaani jõudis, siis juba mul hakkas juba lootust tekkima, et jess, me saame selle autoga valmis ka lõpuks kunagi. Kui see auto juba siuke oli, siis see oli juba siuke päris viisakas ja no veits nägi juba päris reiskaar välja ka minu jaoks. Jah, siin me juba mõtlesime ka vaikselt, kuhu panna seda massilülitit, sest see juhe oli esimene juhe, mis meil veetud sai. Ja noh, rool ja pedaalid on oma koha peal. Või noh, pedaalid on ikka veits viltu, seepärast, et ma ei ole ikka veel uusi pedaale ostnud. Aga küll see kunagi tehtud saab. Noh, ja see on siis kõik, mis vanast kerest alles jäi. Kõik seal uksed, need uksed võtsime ka eest ära. Tagatuled võtsin küljest ära. Bensuluugi, see andsin üldse Margile, stange võtsime ära. Tagaluugi ma müüsin tegelikult juba ammu maha, see viidi ka lõpuks minema. Ja noh, ainult korralik asi, mis siin auto külge jäi, oli tagumine parem tiivakaar ja tagaklaas. Noh, siis vahepeal sai uus kere ratastele juba. Sinna panin, no jah, me lükkasime selle välja. Seepärast, et me hakkasime vanalt kerelt mootorit maha võtma. Plaan oli siuke, et võtame mootor välja, lükkame vana kere minema ja lükkame uue kere sisse ja paneme mootori peale. Seepärast me lükkasime ka uue kere välja ja noh, kuna ta juba väljas oli, siis ma prooviks panin need tiivad ja kapoti peale, et veits noh, motivatsiooni tõsta, et noh, auto hakkab juba vaikselt ilmet võtma. Aga see oli räigelt hea otsus, et ma need ikkagi halliks värvisin, nii et kui sul on kärbesed toas, siis minge perse. Kui sul on, mis kuradi värv see oli, Transilber, mingi silber, mis iganes see hall on. See hall, siis väljehall sprei on suht üks-ühele selle auto värviga. No mitte just üks-ühele, aga no päris hästi sama tooni, nii et kõik sai kapott ja kõik sisu seest ja kõik sai tegelikult väljahalliga värvitud. No ma ei tea, kas mul on siin midagi siukest. No põhimõtteliselt, no see kõlbas ka päris hästi, et see mätsib täiega selle auto värviga. Tagant, vanad klaasid said ümber visatud sellepärast, et nendel oli kile peal, toonkile. Siis ma ei pidanud hakkama neid uusi tooni muuta, see uus kere tuli ilma toonita nii tagaklaasidel, küljeklaasidel kui mitte kuskil on ju. Siis sai tagumised sinna pandud ja joppas ühe selle ilma toonita, see sai koltsile pandud. Kes meid Instast jälgib, siis teab, mis seal vahepeal juhtus. Mu Instagrami tag on siin all, minge followge mind Instagramis ja ülejäänud mu sotsiaalmeedia on ka all descriptionis. Ja minge vahepeal vajutage linkidele ka, mis all descriptionis on. Max Speeding Rootsilt sain uue radika vahepeal, see mul läks ka meelest seda, ma ka veel ei näidanud, aga uus radikas läks siia ette, nii et selle link on ka descriptionis. Siis
siin me, kas me paneme sisse, paneme juba mootorid sisse. Meil oli see, noh, nagu näha, koormarihma ja tõstukiga, thanks Kristjan tõstuki eest. Kuidagi alguses meil oli see veits vale nurga all, aga lõpuks saime sisse selle sinna. Kolled on ägedad, mulle kolled ikka täiega meeldivad, kahju kohe oleks seda turbokaks teha kunagi. Aga jah, niimoodi ta läks, paras mässamine see oli, sellepärast et noh, siit väga ei näe, üks pidi all olema mingi räigelt pressima seda. Ja no lõpuks me taipasime, et paneks veits teise nurga alla mootori seal tõstuki peal ja noh, siis juba läks ilusti. Aga jah, lõpuks oli siis selline asi, ainult üks auto oli kahest garaažis, mootor oli vahel ja siis võiski hakata juba juhtmestikuga tegelema. Ja noh, see on siis juhtmestik. Põhimõtteliselt me võtsime kogu vana kere pealt, võtsime juhtmestiku, tõmbasime garaaži põrandale laiali ja lihtsalt hakkasime vaatama, okei, see juhe on mõttetu, see juhe on mõttetu, see juhe on mõttetu. Kõik lihtsalt lõikasime ära, kõik, mis oli ebavajalik. Ja no enamus sai ikkagi ära lõigatud väga palju, väga palju. Nii et see juhtmestik oli lihtsalt lõpuks oli nagu paar juhet nagu maks kerge lihtsalt. Ja noh, siukese puntraga me mässasime päris kaua ikkagi. Lõpuks siis sai see nii kaugele, Kris sai sellega tegelema hakata, hakkas seal, panime siis selle uue kaitsmekarbi sinna alla, nagu me näitasime. Ja siis ta hakkas neid juhtmeid lõpuks ühendama ja tegema ilusaks ja korda ja kõike värki. Laitsest tuli küll paar märkust selle kohta, et mis me võiks seal paremini teha, nii et mingiks ajaks tuleb need ära fiksida. Aga see ikkagi võttis väga pikalt aega ja Kris tegi väga suure töö ära sellega. Et põhimõtteliselt noh, see on veits liiga hästi selle street klassi jaoks. Liiga puhtaks tehtud. Aga jah, igale poole sai siis no oota, ma näitan vahepeal seda ka. See on siis väike vaheklip, mida jah, me vahepeal lasime naelapüssiga seda vana kere, sest et see ei äge, miks mitte, fuck you, ärge tšatsige. Nii, siin siis said, vahepeal ma värvisin need kapoti ja tiivad ära. Sain need prooviks külge pandud, kuidas need istuvad ja siis sai stange toodud. Vähemalt mulle öeldi, et see on M3 OM. Kui on, siis on. Kui ei ole, siis ei ole. Vähemalt istub siia ette. Siis sai velgedele uued rehvid peale pandud. Need väljad ja rehvid olid mul tegelikult enne juba olemas vana kere jaoks, aga ma ei jõudnud neid alla panna, nii et sai vahepeal need alla pandud margiga. Need on 215-40 R16 Toyo Proxes TR1-ed. Ühe korra sai juba nendega sõidetud. Ega need väga palju kulunud ei ole, nii et päris head rehvid on ka, pidamist oli mõnusalt. Näevad ägedad välja ka, need on ikka suht ägeda mustriga tegelikult. Mis siis edasi? Vahepeal sai siis mootor vahele pandud, kogu salongi või kogu aeg mootoripoolne juhtmestik on veel vana, seal ei ole veel midagi ära lõigatud, midagi tehtud, sellepärast et nii kaua läks aega selle salongi juhtmestikuga, kuna see oli ikkagi räme töö, sealt tuli ikka räme palju teha. Valetasin enne, radikas oli mul juba ammu olemas, Max Speeding Rootsilt läks ventikas ette, nii et selle link on all descriptionis. See on ees, siis sai nina veel kokku pandud, ninaraamet kõike proovitud, et kõik ikkagi sirge oleks, et kõik ilusti istuks veel selles suhtes. Siin ma vist vedasin, ma ei mäletagi, mis ma tegin, aga ma panin piduritorusi vist ja peale seda ma panin diffrit alla, nii et noh, siuke
sketši ass töö, nagu ma ikka tavaliselt juhtun tegema. Ja noh, sellisena te juba nägite seda autot, et see on juba eelmisest videost. Vahepeal siis lendas ratas alt ära, sellepärast et sai flantsi proovitud, aga ma ei keeranud Bolti kinni piisavalt tugevalt või üldse, ma ei mäleta. Ja noh, juhtus siuke asi Meikos. Siis sai Max Spinningrotsi kleepsud peale panna, Just Drift tiimi kleepsud, minu kleepsud, kõik kleepsud, mis vaja, läksid veel peale. Tagumine klaas sai toonitud veel viimane õhtu, sellepärast et kile peab peale olema igaks juhuks. Ja noh, esituled said Margi poolt seest plastitipiga üle värvitud ja noh, luubi pealt sai plastitipp maha kooritud, sellepärast ta näebki nii must välja. Ja noh, see on juba siis laitsevõistlustelt, mida näete järgmisest videost. Aga siuke suhteliselt pikk kokkuvõte oli, ma loodan, et see oli huvitav ja et saite siit kõik vajalikku info. Et kui on veel mingeid küsimusi ehituse kohta või selle auto kohta, siis andke aga kommentaarides tuld. Minu poolt suur tänu kõikidele nendele inimestele siin. Suur tänu trailerrent.ee-le, kes meid siis see aeg sponsib treileritega. Suur tänu Car Verticalile, et toetasite mind terve selle ehituse jooksul. Ja kindlasti ka suur tänu Max Spinningrotsile, kes tahtis mind rohkem aidata, aga mul lihtsalt ei olnud midagi võtta rohkem, aga sain neilt ventika ja no teisele autole ka paar asja, mida näitab kunagi hiljem. Nii et selline see kokkuvõte oli minult poolt. Ma loodan, et näeme õige pea ja nagu alati like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.